Tere tulemast siis minu kanalile. Minu nimi on Rutt. Tänane teema on, mida toovad teile jõulud? Vaatame, mida toovad teile jõulud. Nii. Siin tuleb kas midagi tööalast tuleb või kingitakse teile raha, mingid rahalisi väärtusi ja keegi naisterahvas, kas saate ka temaga kokku, kes teile väga südamelähedane on? Ka toovad jõulud muretsemisi. Siin võib-olla ongi, et kellele mida kinkida. Sellepärast, et siin tuleb ka saatan. Ilmselt on võib-olla kiusatus mõnele üldse mitte midagi kinkida, aga peab ju kinkima. Aga mõnel inimesel ei tahaks üldse mitte ühtegi kinki teha. Sellise dilemmas on mõni inimene, mitte kõik. Aga mõned on, et justkui peaks kinkima, aga kui ma talle inimesele kinkida ei taha, ei tea, mis ta siis minust mõtleb, aga ma ju pean, on ju. Mida toovad teile jõulud? Vot siin ongi, et terve maailm ju teeb, eks ole, siis, et sa kingitusi, aga mina ei taha nagu midagi teha, aga justkui peaks ju tegema, kõik ju teevad niimoodi, aga vot mina ei taha teha. Siin tuleb kohe täiesti niisugune protest, et ei tahagi nende sündmuste järgi, mida inimesed siin on mõelnud, et jõulud ja uusaasta ja kõik. Miks ma pean neid traditsioone järgima, kui minule see ei meeldi, mina seda teha ei taha. Et miks inimesed teevad niimoodi, aga vot mina ei taha mingeid kingitusi teha. Vot mulle ei meeldi, mina tahaks olla vaikselt oma ette või siis oma perega on. Mina ei taha selle hullusega kaasa minna. Aga mõned saavad oma armsa meesterahva poolt väga mõnusaid kingitusi. Võib-olla mõni saab mingi soojama reisi või igatahes teil on suu kõrvuni, kui te selle oma armsa mehe poolt saate kingituse. Oi, te olete õnnelik. Te olete kohe nagu 7. taevas. Aga siin võib ükskõik mis asi see päike ka olla, et võib-olla mõni saab kaua oodatud lemmiklooma, kingitakse teile kassipoeg või kutsikas näiteks või midagi sellist või lemmikloom, eks ole, et see ei pruugi mingi asi olla, see võib ka keegi lemmikloom olla, on ju. Et aga meesterahvas just nagu kingib teile, et issand, olete nii ammu sellest unistanud. Võib-olla juba lapsest saadik olete unistanud ja lõpuks ometi unistus täitub, on ju. Mida toovad teile jõulud? No kellegil on siin tohutu kiirustamine, kiired ajad. Aga olete nii väsinud, ei taha enam. Aga ma ju pean selle hullusega kaasa minema, aga ma päriselt ei taha. Juba mitmes kord tuleb siin ladume, kus inimesed on sellest jõuluhullusest väsinud ja paljud ei taha selle asjaga kaasa minna. Vot päriselt ei taha. Inimesed on väsinud sellest jõuluhullusest. Aga kellegile toovad jõulud, ma arvan, et mingisuguseid sõite kuskile, kus teil on tõesti kiire, kus te peate käima nii ühes kohas, teises kohas. Kas see meeldib siis teile või? No see on nagu kohustus, et ma pean need kohad läbi käima, ma pean nendes kohtades olema. Ma tegelikult hästi ei tahaks, on ju, aga ma pean nagu, mul on kohustus. No võib-olla siis, et külastada nagu oma pereliikmeid võib-olla või kellegi külas teha need kohustuslikud jõuluvisiidid, ütleme niimoodi, võib-olla tähistab see seda, on ju. Aga võib-olla mõnel ongi vaja lihtsalt, ongi palju tegemist, on tõesti, võib-olla on tööalaselt palju sõite, on ju.
mida toovad teile jõulud? Mõnele toovad valikud, mis tegelikult teid kurvastavad. Te üritate, te teate, et teil on õigus, on ju, teie teete oma valiku. Teid jah, kurvastab see, aga te teate, et nii nagu peab olema või et nii on õige. Et teie teete õieti. Võib-olla see ei meeldi teistele inimestele. Võib-olla teile ka need valikud ei meeldi, mis te peate tegema, aga teil ei jää nagu muud üle. Just nagu jõuludega seoses. Sest siin on praegu, et mida toovad teile jõulud. Näete, variante on päris palju erinevaid. Mida toovad teile jõulud? Kellegile toovad jõulud jälgimisi, kus meesterahvas jälgib naist, tema käitumist, tema käitumisi. See on nagu salaja jälgimine. Kas siis naine ise ei tea, et see mees teda jälgib? Või siis mees muutub eriti armukadedaks ja tohutult kontrollivaks, kuna sellised ajad on, et võib-olla talle ei meeldi, et naine käib kuskil külas või kas või käib oma sugulastel külas. Et ta nagu salaja jälgib naise käimisi. Võt mõnel on sellised nagu rasked ajad. Täitsa ütlekski kohe, et rasked ajad jõulud, sest inimestel lähevad igasugused kiiksud välja. Nii, mida toovad teile jõulud? Vot siin ongi oma sugulaste juurde või oma perele külla minek. Millegipärast, miks on siin mõõkade 8, kas teile meeldib sinna külla minna, on ju. Te olete tegelikult rõõmus, kui te saate oma sugulaste ja tuttavate pereliikmetega kokku. Aga miks teil on see mõõkade 8, miks te tunnete ennast nagu käsist jalust? Mis see tähendab? Ma ei saa nagu aru. Raskus on. Miks sinna minek on teile raske? Miks see minek teile sinna raske on? Ma tahaks pigem mujale minna, kui see võimalik oleks, et ma valiks hoopis mujale minna. Sest sinna tuleb ka üks mees, kes kunagi varastas teilt mingisuguse võimaluse. Siis, kui te olite alles noor, kui te olite veel alles nagu siukene, ikkagi nagu täis elujõus, aga te olite veel rumal, te ei teadnud eriti elu. Isegi 20-aastasele võib öelda, et ta oli veel rumal, eks ole, et elu ei teadnud. Ta midagi teilt varastas. Sauatäs. Nojah, ma seda mõtlesingi, et siin võib olla kas sugulaste seas või pere seas keegi kunagi, ütleme, seksuaalselt käitus halvasti, aga ta oli teie oma sugulane. Kas teie pereliige keegi on ju, või siis teie sugulane keegi, kes kasutas teid siis ära, kui te olite tõesti nagu selles mõttes päris noor. Ja vot sellepärast te sinna minna ei tahagi. Just selle ühe inimese pärast, kes teile kunagi tegi nii-öelda haiget, on ju. Kas see füüsiliselt nüüd haiget tegi, aga see ei meeldi see. Aga kas pereliikmed teavad üldse, et siuke asi teil toimus kunagi selle inimesega? Nad otseselt ei saa pead anda, et toimus, aga neil oli nagu mingi kahtlus, et midagi nagu oli, aga ei saanud nagu täpselt ka öelda, et jah, nii oli. Nad aimavad, midagi võis olla. Kas sellest rohkem peres ei räägitud või?
no jäid ainult illusioonid, et igaüks ainult oletas, mis võis olla, aga keegi täpselt ei tea, mis siis nagu nende vahel oli. Nii et jah, ilmselt midagi sihukest teil oli ja sellepärast ei taha sinna, just selle ühe inimese pärast, te ei taha sinna minna. Sest justkui kõik nagu teadsid midagi, aga keegi sellest eriti ei rääkinud. No vot, mõnel on ka selline kibe mälestus, jah. Aga samas te ju teisi pereliikmeid armastasite, et nende juurde ikka tahate minna. Ja vot mõnel on sellised asjad. Mida toovad teile jõulud, sest arvestage, et teid on siin palju, sellepärast tulevad variandid ka nii erinevad. Sest alati ma ütlen, kui te tahate teada, mis teil tuleb, siis kirjutage mulle, lepime aja kokku ja siis teeme teiega video, siis te saate küsida, siis ma saan panna teile kaarte, mis teiega juhtub, eks ole, on ju. Sest see on siin hästi üldine. Nii, mis siin juhtub siis? Kellegile kõrgemalt poolt tulevad suured muutused jõulude ajal, mis toovad, kas see on mingi vana hingevalu, kas see on mingi vana reetmine. See tuleb kuidagi päevavalgele või see teema tuleb taas ülesse. Kas mõnele üldse ei meeldi jõulud, sest kunagi kellelgi juhtus midagi jõulude ajal halvasti või lihtsalt sellepärast ei meeldi, et ei ole raha, kogu aeg peab neid kingitusi tegema, et see on nagu siukene see ei ole nagu aus mäng, teeme hea näo, on ju, soovime häid jõule, aga tegelikult võib-olla ei taha selle inimesele üldse kingitusi teha, on ju. Et kellelgi tulevad siin jõulude ajal muutused just sellega, et see teeb nagu haiget kuidagi, on ju, et südamevalu. Ja ei tahaks nagu üldse jõule pidada, tahaks sellest kõigest nagu täiesti eemal olla. Vot keegi tahab siin täiesti eemal kohe olla. Aga mingi muutus tuleb siin kellelgi üle. See tuleb kõrgemalt poolt kohe, see sündmus. Seal ei ole midagi teha, see tuleb lihtsalt läbi töötada. Ja või kuidas te seda jõule, kuidas te nagu ei taha seda jõule, keegi teist siin üldse kohe ei taha. Sellel on, ma räägin ka veel mingi põhjus. Mitte ainult see, mis ma enne rääkisin. Aga siin on veel midagi. Mida toovad teile jõulud? Vabandust, kui ma räägin selliseid asju. No ma ei saa neid rääkimata jätta. Ma üritan lihtsalt neid natukene nagu viisakamalt öelda, aga samas kui kaardid näitavad, ma pean sellest rääkima. Et ma väga vabandan, kui tulevad teemad ülesse, mida ega mina ka ei oodanud ju. Mina mõtlesin kingitused ja siuksed pidu ja kõik, ma eeldasin nagu midagi sellist, on ju. Aga teadagi, kaardid ei tule mulle mett moka peale määrima või teile siukest roosamannat ajama. Nemad räägivad nii, nagu asi päriselt on. Et selles mõttes on kaardid ausad. Nii, mida toovad teile jõulud? Kellelgi on väga raske ennast vaos hoida sellel ajal. Mingid täiesti uued algused, vot nagu narr. Kellelgi võib-olla saabki täiesti uus elu alguse. Võib-olla keegi siin eostabki lapse. Kas see siis on nagu... Kas see on nagu teadlikult tehtud tegu või? Ei ole nagu teadlikult, see on nagu pool kogemata või? Et ma ei tahagi selle peale mõelda, mis siit tuleb. Et te lähete lihtsalt selle kirega kaasa, te olete justkui mingites oma unelmates selles olukorras. Ega te nagu ei tahagi teada, mis sealt tuleb. Või te lähete mingi kirelõõmaga kaasa, aga sealt võib sündida uus elu. Vot, tulles kirelõõmast jõulude ajal kellelgi võib sündida uus elu. Nii et võib sündida jõululaps, nagu öeldakse. Et mida toovad teile jõulud? Wow. Ikkagi tuleb siin välja, ma räägin, et keegi mees noore, ta ei ole väga noor mees ikkagi, ütleme 30-40 või. Kellegi tõde või mingisugune vale tuleb päevavalgele, see, mis ta kunagi salaja tegi siin.
see tegevus nagu tuleb päevavalgele, vaat nagu enne seal oli, et ei tahtnud minna pere juurde, aga nagu läbi mingi hirmu, onju. Et ikkagi see kellegi tegu, siukene vale tegu, kellelgi siuksel nooremal mehel, see asi tuleb päevavalgele kuidagi. Ja just jõulude ajal, siis kui seda nagu kõige vähem oodatakse. Ja kui see päevavalgele tuleb, siis keegi vanem meesterahvas ajab selle poisi välja majast. Sest ta on tõesti šokis. Ma räägin, et aga see eeldas midagi sellist. Aga kui ise nagu kuuled seda või kuidas see välja tuleb, siis ta nagu kupatab selle poisi sealt majast minema, nagu täiega kohe. Et mõtle, mida sa varjasid, mõtle, kuidas sa temaga käitusid, onju. Et sa rikkusid nagu ilusa inimese elu ära, onju. Et see naine ei olnud seda väärt. Miks sa tegid, onju? Ta oli veel alles lapse ohtu, onju. Miks sa tegid nii talle? Vot kellegi tuleb see teema ülesse. Issa, ma ei tahtnud üldse sellist teemat rääkida. Andke mulle andeks, palun. Ma juba ette nagu päriselt ma palun vabandust, et täiesti Vaat nüüd tulevad need tõe asjad ülesse. Nüüd tulevad tõde üles, ükskõik missugune see on, tuleb ülesse ja just jõulude ajal, nagu kui inimesed on kõige haavatavamad. See on meie. Mida toovad teile jõulud? Ja siin mõned on tugevalt illusioonides. Justkui ootavad siin jõule, aga saavad aru, et see on illusioon, see on välja mõeldud kingitused, millel ei ole mitte mingisugust mõju. Aga teile nagu tugevalt meeldivad jõulud iseenesest, aga see kingituste tegemine, sellest te saate aru, et see ei oma nagu mingit kaalu. Need on lihtsalt siuksed, mingid, teie jaoks on see lihtsalt mingi sunnitud tegevus, et ma pean tegema kingitused, sest kõik teevad nii. Aga te saate aru, et sellel pole mitte mingisugust kaalu. Aga teile meeldivad jõulud iseenesest. Kui ei peaks ainult neid kinke kinkima, kuidagi niimoodi. Räägin, inimestel hakkab tekkima protest nende mõttetute kinkide tegemise ees. Eriti, kes veel peavad ka minema, kes lähevad külla ja nad ei saa muidu, kui nad on kohustatud tegema. Kas või väikseid kingid on ju. Ja. Tõmbame viimased kaardid. Mida toovad teile jõulud? Siin toob võib-olla tõesti üles mineviku mälestused, kuidas te vanasti, kui te väike veel olite, kuidas te siis jõuludesse suhtusite, et tegelikult teile otseselt nagu jõulud meeldivad. Aga siin mõõkade 2 ma räägin, et siin on midagi. Siin on ka oma mingisugune negatiivne pool, mille peale te ei taha nagu mõelda, mida te ei taha nagu otsustada. Jah, jälle tuleb täpselt, ma ei hakka enam seda ütlema, tuleb täpselt sama teema ülesse. Et see selline lapsepõlves, et teiega niimoodi seal käituti. Et see poiss oli teist vanem. Ja käitus jah, aga te ei olnud nagu seda väärt, et teiega niimoodi käituti, et jah. Teile võib-olla toovadki jõulud meelde just sellise sündmuse, vaata. Ma ei taha rohkem, ma ei eeldanud üldse sellist juttu kaardide poolt. Päriselt nagu ma ei eeldanud. Ma ootasin ikka hoopis midagi muud. Just, et kes mis saab, eks ole, kingituseks ja aga nagu vaata, neid kingituse juttu tuli siin niivõrd vähe välja, et inimestel on ikka nii rasked koormad tegelikult. Ja nagu jõulud on nagu siuke valukoht väga paljudele erineval moel, et ei ole see kõik lust ja lillepidu jõulud. Kahjuks just on mõnedel ikka väga raske aeg on ju, erinevatel põhjustel. Mul on tõesti kahju, et selline lugemine tuli just niimoodi välja. Päriselt, mul on tõesti kahju.
aga ma ei saa seda ka mitte lugemata jätta, on ju. See ei oleks minust aus, kui ma lihtsalt hakkaks ignoreerima infot, mis mul kaardide läbi tuleb. Võib-olla te pidite seda teadma. Ma tõesti ei tea. Millegipärast võib-olla oli vaja, võib-olla tõesti tulevadki mingid asjad välja, et saadakse teada kõik, mis vaja oli, et võib-olla see pidigi et tulema välja, et see inimene saaks siis karistuse, kui ta seda saab, eks ole. Sest ükski kuritegu ei aegu, ükskõik mida inimesed ka ütlevad, on ju, seaduse järgi. Et jah, kuidagi kurvaks läks see teema, ma nagu ei tahtnud seda, aga no seekord siis niimoodi, midagi teha ei ole. Aga ma tänan teid kõiki, pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar, kui te tahate või soovite. Uued tulijad, vajutage tellinuppu, vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.